Hollywoodi õiguslik sõda, mis kestis peaaegu 2 aastat. Film perevägivallast, seksuaalse ahistamise süüdistustest, salajasest laimukampaaniast ja tekstisõnumitest, mis näisid tirivat Taylor Swifti kogu sellesse segadusse. Ja siis, vaid 2 nädalat enne kohtuprotsessi, see lõpeb. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Õige, väga kiiresti ma pean teile rääkima sellest sponsorist, sellest rakendusest, mis ma arvan, et teile väga meeldib. Selle nimi on Upside. Nii et Upside annab sulle raha tagasi, lisaraha tagasi, igapäevaste ostude pealt nagu kütus, toidukaubad, kaasavõetav toit. Siin on, mida sa tegema pead. Laadid Upside'i tasuta alla. Sa võtad pakkumise vastu ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Maksad nagu tavaliselt oma kaardiga, kinnitad ostu ja nii lihtsalt saadki raha tagasi. Näiteks, kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa võtta, otsin kõigepealt Upside'i pakkumisi. Ja pärast seda, kui olen kulutanud, ilmub raha minu rakendusse, mida saan otse oma pangakontole kanda. Ja Upside'i sagedased kasutajad teenivad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri QR-kood. Kindlasti kasuta sooduskoodi Sidebar, sest saad oma esimese paagitäie iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Blake Lively, Justin Baldoni, me teame, et nad mängisid koos 2024 aasta filmis See lõpeb meiega. Baldoni oli ka režissöör, Lively oli samuti peaosatäitja. Ja kohtudokumentide kohaselt süüdistas Lively Baldonit selles võtteplatsil tema seksuaalses ahistamises. Ta väitis, et Baldoni tegi alandavaid kommentaare, improviseeris soovimatut füüsilist kontakti ja lõi õhkkonna, mida ta kirjandas sõbrale saadetud tekstisõnumis järgmiselt. Nad lihtsalt käituvad rõvedalt, hoidku oma hormoonid endale. Ta süüdistas ka tema produktsioonifirmat Wayfarer Studios selles, et nad alustasid koordineeritud laimukampaaniat tema vastu, kasutades kriisikommunikatsiooni spetsialiste ja sotsiaalmeedia manipuleerimist, et tema mainet hävitada. 2024 aasta detsembris esitas Lively New York Timesi andmetel kaebuse California tsiviilõiguste osakonnale ning see kõik kasvas välja ametlikuks föderaalseks kohtuasjaks. Nüüd eitas Baldoni mitte ainult kõike, vaid kohtudokumentides selgub, et ta väitis, et Lively oli see, kes varastas filmi temalt, ähvardas seda mitte reklaamida ning üritas teda siis matta valeväidetega, kasutades tema vastu võltsitud süüdistusi relvana. Nii et ta hakkas vastu. Baldoni esitas oma kohtuasja, ta süüdistas Livelyt laimamises. Muide, ta läks ka tema abikaasa Ryan Reynoldsi ja nende pressiesindaja kallale. Ta kaebas kohtusse ka New York Timesi artikli pärast, mille pealkiri oli Me võime matta igaühe Hollywoodi laimu masinas. Aga meie poolt vaadatud dokumentide järgi lükkas kohtunik Baldoni kohtuasjad tagasi, otsustades, et Lively ja Times olid sisuliselt kaitstud. Neid kaitses seadusest tulenev õiguslik kaitse. Nii pöördus Times omakorda kohtusse Baldoni ettevõtte Wayfarer Studios vastu, nõudes advokaadikulude hüvitamist, viidates osariigi SLAPP-hagide vastastele seadustele. See kohtuasja näib tegelikult olevat veel käimas. Aga põhimõtteliselt, millest me räägime? See tüli, see võitlus Baldoni ja Lively vahel kestis 18 kuud järjest. Page Sixi andmetel kulutasid mõlemad pooled kokku $60 miljonit kohtukuludele. Ja siis 2026 aasta aprillis New York Timesi andmetel see oli suur asi. Föderaalkohtunik lükkas tagasi Lively seksuaalse ahistamise süüdistused, otsustades, et ta oli sõltumatu töövõtja, mitte töötaja. Seega need seadused võib-olla ei kehtinud tema kohta. Kohtunik lubas tema kättemaksu ja lepingu rikkumise nõuetel siiski kohtuprotsessiga edasi minna, kuid see oli peamiselt tootmisfirma vastu, mitte niivõrd Baldoni vastu. See kohtuprotsess oli nüüd kavandatud 18. maiks. Me plaanime seda siin Sidebaris kajastada. Aga mis siis juhtub? 4. mail, 14 päeva, 2 nädalat enne avakõnesid, enne vandekohtu valimist jõuti kokkuleppele. Nad jõudsid kokkuleppele. Nüüd saime osapoolte ühise avalduse kohtuasjades Lively vs. Wayfarer Studios, mis saadeti advokaatide nimel. Nii et Brian Friedman, Ellen Garofalo, Michael Gottlieb, Ezra Hudson ja see on see, mida avalduses öeldakse. Osapooled Blake Lively ja Wayfarer Studios kohtuvaidluses on jõudnud kokkuleppele, et lahendada vaidlused ning annavad välja järgmise ühise avalduse. Lõpptulemus, film See lõpeb meiega, on kõigi meie jaoks, kes töötavad selle elluviimise nimel uhkuse allikas. Teadlikkuse tõstmine ja sisulise mõju avaldamine perevägivalla ohvrite eludele, sest just sellest film räägib, ning kõigi ohvrite toetamine on eesmärk, mille eest me seisame. Me tunnistame, et protsessis esines väljakutseid ning mõistame, et Preili Lively poolt tõstatatud mured väärivad ärakuulamist. Meie jääme kindlaks oma pühendumusele tagada töökohad, kus puuduvad sobimatud käitumised ja ebatõhusad töökeskkonnad.
meie siiras lootus on, et see toob asjale lõpliku lahenduse ning võimaldab kõigil osapooltel edasi liikuda konstruktiivselt ja rahus, sealhulgas austavas veebikeskkonnas. Ma soovin rääkida, mida see avaldus tähendab. Olgu selguse huvides öeldud, et me ei tea selle kokkuleppe tingimusi. Need ei ole avalikustatud. Tavaliselt neid ei avalikustata. Otsest süü tunnistamist ei ole. Aga Page Sixi järgi on tööstuse juhid üsna lõhestunud selles osas, kas kumbki staar suudab taastuda. Üks naise stuudiojuht ütles neile, tsiteerin, Justinil ei ole turul piisavalt väärtust, et ületada kahtlust, et ta võis luua ohtliku võtteplatsi. Ma pole kindel, et ta suudaks praegu filmi näitlejad kokku saada. Blake peab tegema pausi ja leppima väiksema esimese palgaga. Aga ta on ikkagi filmitäht. Mis siis tegelikult sellel võtteplatsil juhtus? Kes rääkis tõtt? Miks nad nüüd kokkuleppele jõudsid? Miks see juhtum, mis peaaegu tundus, et sellest võib saada midagi sarnast nagu Depp versus Heard ja kus sa arvad, et mõlemad pooled peavad minema kohtusse, et oma versiooni sündmustest rääkida, eks? Miks see lõppes kokkuleppega? Miks see lõppes ühise avaldusega, mitte kohtuotsusega? Ja varsti liitub meiega endine föderaalprokurör ja Los Angeles advokaat Nima Romani, kes aitab meil mõista, mis tema arvates siin juhtus. Ta räägib meile võimust, avalikkuse tähelepanust, seadustest Hollywoodis ja miks tema arvates see kõik nii läks. Aga kõigepealt, las ma loon olukorra, las ma annan tausta. Film See lõpeb meiega hakkas võtteid tegema 2023 aastal. Blake Lively mängis peaosa Lily Bloomi. Justin Baldoni oli režissöör ja mängis samuti tema ekraanil armastatud selles filmis. Ja kohtudokumentide kohaselt läksid asjad peaaegu kohe viltu. Peame siin ettevaatlikud olema, sest kohtudokumentide põhjal on juhtunust kaks väga erinevat versiooni. Mõlemad pooled esitasid need kohtudokumentides vande all. Kõigepealt Blake Lively versioon. Tema muudetud kaebusest, mis esitati 18. veebruaril 2025, väitis Lively dokumentide kohaselt, et juba esimesel võttenädalal pani Justin Baldoni ja Jamie Heath, tema produktsioonifirma Wayfair Studios tegevjuht, teda end ebamugavalt tundma. Ta väidab, et Baldoni rääkis oma pornograafia sõltuvusest ja jagas üksikasju oma seksuaalelu kohta. Tema kaebuse kohaselt teatas Baldoni meeskonnaliikmete ees, et ta pole kunagi pornograafiat vaadanud. Ta väidab, et ühe aeglase tantsustseeni ajal tegi Baldoni järgmist ja nüüd loen otse dokumendist. Korduvalt kummardus Preili Lively poole, püüdes teda suudeldes tema laupa, hõõrudes oma nägu ja suud tema kaela vastu, puudutades pöidlaga tema suud ja nipsates tema alahuult, silitades teda ja öeldes, kui hästi ta lõhnab. Mitte midagi sellest ei toimunud ajal, mil härra Baldoni oli Riley rollis, sest nii intiimsus kui ka dialoog erinesid sellest, mis oli stsenaariumis kokku lepitud. Ta väitis ka, et Heath jõllitas tema paljaid rindu, kui ta oli oma grinnihaagises palja ülakehaga. Kaebuse kohaselt ilmus Heath ootamatult kohale, kui tal eemandati kehameiki. Ta palus tal seljaga olla, kuid vestluse ajal, ja see on dokumendist, märkas Preili Lively, et härra Heath jõllitas teda otse, kui ta oli palja ülakehaga. Kui ta sellele tähelepanu juhtis, püüdis härra Heath seda pisendada, öeldes, et tal on harjumus inimestele otsa vaadata, kui ta nendega räägib. Tema kaebuse kohaselt saatis ta 24. mail 2023 sõbrale sõnumi, tsiteerin. Ma tahtsin sind homne võtteplatsile kutsuda. Need inimesed, vau, täna on nagu personaliosakonna hullumaja, mõlemad. Ma ei oodanud sellist pööret. Ma mõtlen, see on juba mõnda aega tunda olnud, aga täna tulin koju ja nutsin. Hiljem samas vestluses, tsiteerin. Rõvedikud, hoidke oma hormoonid endale. See pole minu oma, ma ei taha seda. Ma ei taha teie pilku ega sõnu ega keelt ega videoid teie alasti naisest. Jah, see on šokeeriv. Klounid. Ja ta ütleb, et teatas oma muredest Sony'le. Veel üks naisnäitleja väidetavalt teatas samuti muredest Baldoni käitumise kohta. Ja kaebuse kohaselt tunnistas Baldoni 1. juunil 2023 need mured kirjalikult, öeldes, et ta on neist teadlikuks saanud ja et tehakse muudatusi. Nüüd ütleb ta, et midagi sisulist ei tehtud selle parandamiseks. Seega, kui tootmine streikide tõttu peatati, keeldus ta naasmast, kui ei kehtestatud teatud protseduure ja kaitsemeetmeid. 9. novembril 2023 saatsid tema advokaadid dokumendi nimega kaitsemeetmed tootmise juurde naasmiseks, mis oli 17-punktiline nõudmiste nimekiri. Ja nende hulgas oli nõue, et intiimsusseenide koordinaator oleks kogu aeg kohal. Ei mingit intiimseenide spontaanset improviseerimist, ei arutelu isiklike seksuaalkogemuste üle, keegi ei tohi tema haagisesse siseneda, kui ta on riietamata. Ja see on dokumendist, mis Lively vastu ei tohi mingil juhul rakendada survemeetmeid selle eest, et ta tõstatab muresid. Wayfair vastas.
kaebuse kohaselt kirjutasid nad vastu, et leiavad, et enamik neist nõuetest pole mitte ainult mõistlikud, vaid ka olulised kõigi osapoolte huvides. Ja 4. jaanuaril 2024 toimus New Yorgis koosolek. Lively kaebuse kohaselt luges ta seal ette nimekirja 20 konkreetse juhtumiga. Ja ta väidab, tsiteerin, ei härra Baldoni ega härra Heath eitanud preili Lively toodud näidete tõepärasust. Seega jätkus tootmine ja film viidi lõpule. Aga Lively kaebuse kohaselt algas just siis kättemaks. Ta väidab, et Baldoni palkas kriisikommunikatsiooni meeskonna Melissa Nathani agentuuri Group PR. Ja kaebuse kohaselt sisaldas Nathani ettepanek, ning ma loen seda dokumendist, täielike mahavõtmisi Redditis ja sotsiaalmeediakontodel, täielikku kriisimeeskonda igaks juhuks, õigel viisil publikuga suhtlemist, teooriate teemade algatamist. Ja ning see on võtmetähtsusega tsitaat. Kõik see on kõige olulisem, jälitamatu. Ilmselt oli olemas dokument nimega stsenaariumide planeerimine. See dokument olevat ringluses olnud. Kaebuse kohaselt tehti ettepanek planeerida lugusid Blake Lively kohta, kellel olevat, tsitaat, mitte just kõige parem maine selles valdkonnas ning, tsitaat, uurida lugude levitamist feminismi relvana kasutamisest. Nii et kaebusesse lisatud tekstisõnumite kohaselt, kui Baldoni muretses, et plaan pole piisavalt agressiivne, see oli väide, ütles tema pressiesindaja Jennifer Abel ilmselt Melissa Nathanile, et Baldoni, tsitaat, tahab tunda, et ta saab ta maha matta. Ja see on dokumendist. Sa tead, et me võime igaühe maapõhja suruda, aga ma ei saa talle seda kirjutada. Nii et Lively ütleb, et nad tõid sisse töövõtja nimega Jed Wallace, et sisuliselt juhtida seda digikampaaniat tema vastu. Ja kaebuse kohaselt teatas 10. augustil 2024 ükstagi töötaja, et nad olid hakanud sotsiaalmeedias nägema muutust, peamiselt tänu Jedile ja tema meeskonna pingutustele suunata narratiiv Lively vastu. Ta väidab, et kampaania töötas. Negatiivsete lugude arv kasvas hüppeliselt. Tema ettevõtted ujutati üle vihkavate kommentaaridega. Kaebuse kohaselt langes tema juuksehooldustoodete sarja Blake Brown jaemüük 56–78%. Ta ütleb, et sai ähvardusi. Tema perekond sai ähvardusi. Nii et see on Lively versioon. Nüüd Justin Baldoni version. Tema kaebusest, mis esitati 16. jaanuaril 2020, tsitaat. Selle dokumendi kohaselt oli Lively tema sõnul see, kes haaras selle filmi üle kontrolli juba algusest peale. Ta väitis, et Lively nõudis ise oma garderoobi valimist, saatis kostüümikunstnikule sadu pilte, sundis kogu tema garderoobi uuesti ostma, ületades kaugelt eelarve. Ta väidab, et Lively kirjutas stseene iga päev ümber, sealhulgas võtmelise katusestseeni. Kui ta tema arvates veidi vastu vaidles, jäi Lively tema sõnul päevadeks vait. Ja siis see on suur asi. Ta väidab, et Blake Lively kutsus ta oma New Yorgi katusekorterisse. Ja dokumendi kohaselt on see hetk, kui tema abikaasa Ryan Reynolds sekkub ning väidetavalt alustab, tsiteerin, entusiastliku kiidukõnega Lively versiooni kohta sellest stseenist. Siis oli seal ka üks kuulus nimetamata jäänud sõber, kes viibis samuti samal ajal kohal. Põhimõtteliselt sisuliselt Taylor Swift. Ja Baldoni ütleb, et ta sai sõnumist aru. Oleas jaga kaasas. Ja tema kaebuse kohaselt kirjutas Lively talle hiljem sõnumi, nimetades Reynoldsi ja kuulsust oma draakoniteks ning kirjutas, et nad teavad ka, et ma ei ole alati hea selles, et mind märgataks ja kasutataks, sest kardan ohustada egosid või rikkuda protsessi sujuvust. Neid ei huvita see üldse. Ja Baldoni esitab süüdistuse, et Lively süüdistas teda valesti, süüdistas teda selles, et ta häbistas teda kehakaalu pärast, mida ta ise eitab. Tema kaebuse kohaselt andis ta talle ultimaatumi, 2 nädalat, et ta rollis välja vahetada või muidu. Ja tema mõistis seda kui ohtu oma mainele. Ja sisuliselt väidab ta, et tema avaldas talle kogu selle aja survet ja et ta tundis end ähvardatuna. Ning võimudünaamika tõttu, kuna tema on suur staar, juhtuski nii. Nüüd Baldoni avalduse kohaselt, selles 17-punktilises dokumendis, mille Lively väidetavalt saatis enne võtteplatsile naasmist, ütleb ta, et see oli täis valesid vihjeid, nagu oleks intiimsuskoordinaator juba olemas olnud ja et Lively ise keeldus selle koordinaatoriga kohtumast. Ta väidab, et naine kutsus teda ja Heathit regulaarselt oma haagisesse ajal, kui ta imetas või pumpas, ning nüüd väidab, et need samad külastused olid mingil moel ahistamine. Ta kirjeldab 4. jaanuari 2024 aasta kohtumist hoopis teistmoodi. Tema kaebuse kohaselt alustas Reynolds, tsiteerin, agressiivset tiraadi, sõimates Baldonit viisil, mida Baldoni hiljem kirjeldas kui traumeerivat kohtumist. Ta ütleb, et 40-aastase kogemusega produtsent polnud kunagi näinud, et keegi kellegagi niimoodi räägiks. Sony esindaja ütles hiljem, et tema ainus kahetsus oli see, et ta ei sekkunud, et peatada Ryan Reynoldsit.
Ja mis puudutab laimukampaaniat, siis Baldoni tunnistab, et jah, ta palkas kriisikommunikatsiooni agentuuri, kuid tema sõnul oli see kaitseks, mitte rünnakuks. Tema kaebuse kohaselt oli negatiivsete lugude planeerijaks Lively avalik suhete juht Leslie Sloan, mitte tema ise. Ta väidab ka, et sõnumid, mida Lively kasutas, olid võltsitud. Eriti just see vestlus, kus Abel saatis Nathanile sõnumi, sa ületasid end selle looga, millele Nathan vastas. Sellepärast sa mind palkasidki, eks? Ma olen parim. Baldoni kaebuse kohaselt oli see sarkasm. Ta ütleb, et Lively meeskond eemaldas olulise emotikoni, tagurpidi näo ja jättis välja sõnumi, kus Nathan ütles, kuramus, see pole õiglane, sest see ei ole ka minu moodi. Nii et tema kaebuse kohaselt nõudsid Lively ja Reynolds seejärel, et tema ja Wayfair esitaksid avaliku vabanduse, võttes süü enda peale tema turunduse tagasilöögi eest, kuna oli väide, et ta tundus filmi teemade suhtes tundetu. Aga vastuväide oli, et ta tegi lihtsalt seda, mida tal oli kästud teha. Ja põhimõte on see, et kui nad keeldusid, ütleb ta, et siis kadus igasugune vaoshoitus. Ja siis kogu see Taylor Swifti teema. Ma mainisin seda kuulsat sõpra. Nüüd temalt ei võetud selles asjas kohtueelset tunnistust. Ta ei olnud tunnistajate nimekirjas, kuid kõigi andmete kohaselt oleks ta selle protsessi käigus ikkagi teemaks tulnud. Sest Baldoni väitis, et Lively kasutas Taylor Swifti tema mõjuvõimu ja kuulsust, et avaldada survet. Baldoni, kuna need kaks naist olid kunagi väga head sõbrad ning et ta vestles või oli koos Baldoniga. Ja kohtueelse tõendite kogumise käigus tulid välja tekstisõnumite vestlused. Näiteks selline, tsitaat. Kui Justin oleks strateegiline, ütleks ta, ei, pange Taylor Swifti lugu treilerisse, sest see annab sulle rohkem võimu filmi üle. See on sinu liitlane, mitte tema oma. Lively näib vastavat. Leia endale parim sõber, kes mõtleb nagu tõeline Rooma impeerium. Ja Swift vastab ilmselt. Tema misogüünia on nii sügavale juurdunud, et arvab, et naised ei suuda võita malematše ega teha pikaajalisi võimumänge. Need on siis need kaks versiooni põhimõtteliselt. On palju rohkengi, aga ma ei hakka. Tead küll, ma võitsin sellest 2 tundi rääkida. Oleme teinud palju Sidebaari osiga selle edasi-tagasi kohta, kui tahad neid vaadata. Aga peaaegu 2 aastat elasid need vastandlikud narratiivid kohtudokumentides, lekkisid ajakirjandusse ja neid lahati sotsiaalmeedias. Mida me tegelikult teame? Mida tõendid näitasid? Miks lõppes juhtum, mis näis liikuvat suure avaliku kohtuprotsessi poole just nii? Okei, ma tahan sellest rohkem aru saada ja tahan pöörduda kellegi poole, kes on varem selliste juhtumitega tegelenud. Minuga on liitunud Los Angeles advokaat, endine prokurör Nima Romani. Nima, alati hea sind siin näha. Okei, miks sa arvad, et nad jõudsid kokkuleppele? Miks just nüüd? Sest pikka aega oli olemas kindel narratiiv. Ja jah, olukord on muutunud, aga pikka aega oli see narratiiv olemas. Nad said selle kohtusse viia, nad said esitada tõendeid, nad said tunnistusi anda, nad said oma poole loost rääkida. Nad pidid ümber lükkama kõik need narratiivid, mis on välja käidud. Kohus oleks olnud see koht, kus seda teha, aga nii ei läinud. Jesse, ma olin üks neist inimestest, kes alguses arvas, et see asi jõuab kindlasti kohtuprotsessini. Aga paar nädalat tagasi muutsin oma arvamust ja siin on põhjus. Põhjus, miks ma arvasin, et asi jõuab kohtusse, oli see, et pooled vihkavad teineteist täielikult. Ja Blake Lively jaoks ei ole see raha teenimise küsimus. Tead, Ryan Reynolds müüs Mint Mobile'i $1 miljardit eest. See on sõnumi saatmine, oma nime puhtaks pesemine Hollywoodis. Sisuliselt on see Johnny Depp Amber Heardi tüüpi juhtum. Aga kohtuotsustega ei jäänud nõuete osas tegelikult midagi sisulist alles. Ilmselgelt oli esimene löök see, et Justin Baldoni laimunõuded lükati tagasi USA põhiseaduse esimese paranduse ja kohtumenetluse privileegi alusel. Aga kui mitu nädalat tagasi lükati tagasi Blake Lively seksuaalse ahistamise nõuded, kuna ta oli sõltumatu töövõtja, mitte töötaja, ning kohtusse läheme vaid mõningate kättemaksu, lepingu rikkumise ja laimukampaania tüüpi nõuete osas. Lihtsalt pole enam midagi alles. Pole piisavalt sisu, et oleks mõttekas kulutada $100,000 ja nädalaid, et läbida täiemahuline vandekohtuprotsess. Ja olgu selge, sellel kohtuprotsessil, mis oleks toimunud, ei oleks tingimata käsitletud kõike seda, mida oleme viimase 2 aasta jooksul näinud. Kõiki sõnumeid ja kõiki süüdistusi. See oleks olnud piiratum, eks ole. Vähemalt selles osas, milline see kohtuprotsess oleks välja näinud. See on täiesti õige. Mõned neist malakatest tõenditest, näiteks häälsõnum, rõdustseen, sõnumid, need ei ole enam seotud nende nõuetega, mis alles jäid. Lively kõige tugevamad nõuded, vähemalt võimaliku vastutuse mõttes, olid need seksuaalse ahistamise, kättemaksu, vaenuliku töökeskkonna ja soolise diskrimineerimise nõuded. See oli kõige mahlakam, kõige seksikam, aga ka kõige väärtuslikum. Ja probleem on selles, et kui oled sõltumatu töövõtja, siis sul neid õigusi ei ole.
töötajana, aga on sul need olemas. Näiteks toon sellise olukorra. Mulle väga meeldib sinu saates olla. Mulle meeldib olla Law and Crime'is. Ma ei saa selle eest tasu, aga isegi kui saaksin, oleksin ikkagi sõltumatu töövõtja. Nii et kui sa ütlesid mulle alatuid rassistlikke või seksistlikke asju, mida sa muidugi kunagi ei teeks, siis see pole kaitstud. Ma ei saa sind selle eest kohtusse kaevata. Kuna enamik Lively tõsistest nõuetest on nüüdseks kadunud, siis polegi tegelikult enam midagi alles. Ja ma ütlesin, kui need nõuded tagasi lükati, et see juhtum tõenäoliselt lahendatakse kokkuleppega. On selge, et sa ei saa neid rahakohvreid, mida ma su kontorisse saadan. Võib-olla peaksid oma töötajatelt selle kohta küsima. Vähemalt öeldes pettumust valmistav. Sind pole lihtne leida. Sind pole lihtne saatesse saada. Olgu, las ma küsin siis nii. Ma arvan ka, et see juhtum erineb Johnny Deppist ja Amber Heardi omast, sest kõik tuli avalikuks. Kui see on juhtum, mida sa ei kavatsenud vaid kohtus, vaid ka avalikkuse silmis võidelda, siis žürii otsus annab sulle ainult nii palju, eks. Ma mõtlen, pool sellest võitlusest me juba nägime neid sõnumeid, videoid, helisalvestisi, mis pani mind mõtlema avalikkuse silmis. Ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks see asi lahendati. Ja see paned mind mõtlema, et päeva lõpuks, praegu, kes siis võitis? Kes võitis? Ma ütleksin, et mõlemad kaotasid, aga ma arvan, et Justin Baldoni tegi tagasituleku. Ja sul on täiesti õigus, see ei olnud kunagi kohtusaali asi. See oli avaliku arvamuse kohus. Kui sul on pressiesindaja, keda kohtusse kaevatakse ja kaasatakse juhtumisse, siis kuula. Ma istun siin Los Angeleses. Ma olen paljusid kuulsusi kohtusse kaevanud ja esindanud. See on osa mängust. Mul on siin stuudios, kus ma istun pressiesindajad. Ja mul on ka välised pressiesindajad. Nii et sa pead teisele poolele survet avaldama. Ma arvan, et Lively alahindas tõesti Baldoni tulemust. Ma arvan, et ta arvas, et kui ta esitab oma kaebuse California kodanikuõiguste ametile ning seejärel avaldab New York Times selle laimava artikli, siis Baldoni visati tema agentide William Morris Agency poolt välja. Talt võeti ära tema naiste õiguste eest seismise auhind. On ilmselge, et Lively on paremini rahastatud ja tugevamas positsioonis nii oma staatuse kui ka rahaliste ressursside poolest. Fakt, et Baldoni tuli tagasi ja muutis tõesti kogu narratiivi ja ma ütlen sulle, ma olen kindel, et enamik inimesi kommentaaridest, Jesse, on Baldoni poolel. Ma arvan, et tema meeskond tegi suurepärast tööd nii dokumentide esitamisel kui ka traditsioonilise meedia, uue meedia ja sotsiaalmeedia käsitlemisel. Et näidata, et ta ei olnud tingimata see ahistaja või jälk tüüp, kelleks Lively teda kujutas. Ja ma arvan, et Lively jäi lõpuks väga ebameeldiva mulje, kuid tegelikult tirisid nad teineteist mõlemad porisse ja siin pole tõelisi võitjaid. Ma arvasin, et ühine avaldus oli huvitav, sest mingil määral tunnistas see Lively väiteid. See tunnistas seda, mida ta enda sõnul läbi elas ja samuti ei viidanud see sellele, et võtteplatsil poleks midagi juhtunud. Siin on viiteid sobimatule käitumisele ning räägitakse probleemidest ja väljakutsetest võtteplatsil. Mida sina sellest ühisavaldusest arvasid? Mida see sulle ütles? No see ütles mulle vaata ja paljud vaatajad ütlevad, et Lively loobus juhtumist. Tegelikult nii ei olnud. Alles jäänud väited olid Lively omad. Nii et Baldonil oli siiski teatav risk. Ma ei usu, et see risk ulatus sadadesse miljonitesse dollaritesse, aga vähemalt on ju olemas kaitsekuludeks. Nädalad tema ajast, vähemalt $100,000 võib-olla rohkemgi, et see juhtum kohtuprotsessini viia. Nii et Livelyl oli ikkagi mingisugune mõjujõud, kindlasti mitte enam see, mis tal oli alguses hagi esitades. Nii et panna teda midagi tunnistama oli tema jaoks, ma arvan, oluline, sest nagu sa ütlesid, asi on tegelikult avaliku arvamuse kohtus ja selles, et Baldoni midagi maksaks. Ilmselgelt ei tea me, mis see oli, aga mind ei üllataks, kui see oli mingi mõõdukas summa. Tegelikult on naljakas, et sa seda ütled. Page 6 teatas, et Blake Lively ja Justin Baldoni ei teeninud oma kohtuasja kokkuleppes kumbki raha. Nüüd, ma ei tea, kuidas nemad seda teaksid, sest kas need tingimused ei ole mitte konfidentsiaalsed ja mitte avalikud. Aga sina ütle mulle, kuidas see loogiline oleks? Noh, siis kui nad ei teeninud raha. Ja kõik, mis Blake Lively sai, oli see ühine avalduse järeleandmine, siis on see Justin Baldoni jaoks suur võit. Ja ma ütleksin, et see on Blake Lively jaoks üsna märkimisväärne kaotus.
ma mõtlen, väidetavalt kulutas ta selle juhtumi peale miljoneid dollareid. Mind ei üllataks, kui see summa ulatus isegi 8-kohalise numbrini, üle 10 miljoni dollari. Ja kõik, mis sa said, oli see ühine avaldus. Kui see, mida Page Six väidab, on tõsi ja Page Six on väga hea, ma rääkisin temaga eile sellest juhtumist, ma ei eita seda. Siis on see tohutu võit Justin Baldonile ja tema fännidele. Lubitš mul ka see natuke lahti seletada. Brian Friedman, kellest oleme varem rääkinud, Baldoni advokaat, rääkis NBC Newsile ja ütles, et tema klient tunneb end kokkuleppe üle üsna hästi. Ta lisas, et oli valmisolek asi lahendada, arvestades võimalust ja olukorda, milles juhtum oli. Ja nii kui meile anti võimalus, kasutasime seda võimalust. Ta lisas, ma arvan, et ta tahab kindlasti võimalust oma lugu rääkida. Ja ma olen kindel, et ühel päeval, võib-olla varem kui hiljem, räägite oma loo ja me saame seda kuulda. Aga kui sulle antakse võimalus rääkida oma lugu nii, et sa ei pea seda tegema vandekohtunike ja teiste inimeste ees kohtusaalis, vaid sul on aega ja võimalus rääkida kogu oma kogemuse täielik ja terviklik lugu, siis ma arvan, et just seda ta tegelikult tahabki. Ja ma olen põnevil, et tal avaneb see võimalus. Ta ütles ka, et selle juhtumi eest võideldi nii kõvasti just seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu. Ja kui tehti kokkuvõttev otsus ja kõik need nõuded, 10 või 13 nõuet, lükati tagasi, siis ma arvan, et see muutis juhtumi olemust, selle sisu ja mõju just nagu sa ütlesid. Aga räägi mulle sellest mõttest, kas sa soovitaksid Justin Baldonil välja tulla ja intervjuu anda? Ma kujutan ette, et paljud inimesed oleksid sellest intervjuust huvitatud. Õiguslikust vaatenurgast, kas see võiks teda ohtu seada? See võiks potentsiaalselt nii olla, aga ma arvan, et Lively on oma õppetunni saanud. Ma ei usu, et ta teda uuesti ründab. Ja ilmselgelt teame me, kui oluline on maine siin Hollywoodis. Nii et ma arvan, et ta kindlasti teeb seda. Ta on alati uhkust tundnud selle üle, et seisad naiste ja naiste õiguste eest. Selle narratiivi muutmine on minu arvates oluline. Nii et ma arvan, tõesti, ma ei usu, et Friedman oleks seda öelnud, kui see juba töös ei oleks. Ja ta saab täiesti tõsise näoga öelda, kui see info vastab tõele, et ma ei maksnud Blake Lively'le sentigi. Tema loobus oma hagist. See oli mõlemapoolne loobumine ja asi ongi nii lihtne. Nii et minu arvates pole mingit põhjust, miks ta ei peaks sellise intervjuuga edasi minema, sest see on talle ja tema brändile tohutult väärtuslik. Ja ma arvan, et paljud inimesed, kes varem ei teadnud, kes on Justin Baldoni, teavad seda nüüd. Nii et jällegi see, kus ta oli ja kus ta nüüd on tõesti erakordne. Kui see tõesti oli mõlemapoolne loobumine ja ta ei maksnud Blake Lively'le sentigi. Mis sa arvad, milline see kohtuprotsess oleks välja näinud? Ma mõtlen, et see oli ju väga piiratud. See oli ju Blake Lively, tema produktsioonifirma vastu, mitte isegi nende kahe vastu, kui ma õigesti aru saan. Mis sa arvad, milline see kohtuprotsess oleks välja näinud? Mis sa arvad, millised oleksid olnud tõendid? Mis sa arvad, milline oleks olnud otsus? No see on huvitav, kui vaadata Lively tõendite nimekirja, kui vaadata tema tunnistajate nimekirja, oleks võinud arvata, et kohtuprotsess kestab kauem kui 6 aega. Aga sa tead, millised need föderaalkohtunikud on, eks? Ma mõtlen, nad hoiavad asja kiiresti liikumas. Nii et ma arvan, et Lively meeskond tahtis rääkida sellist lugu manipuleerimisest ja ahistamisest ning sellest, kuidas ta seisis enda ja teiste naiste eest. Ja nad tahtsid tuua välja kõik need teised naised, kes olid võtteplatsil ja olid Baldoniga kokku puutunud, et öelda, et ta on veider. Ja see on osa tema käitumismustrist, et näidata, et see ei piirdunud ainult temaga, vaid ta ahistas ka teisi ohvreid. Aga ma ei usu, et kohtunik oleks seda lubanud, Jesse. Ma arvan, et see oleks olnud kiire kohtuprotsess, sa jõuad lepingu rikkumise ja mõnede kättemaksu küsimusteni. Ilmselgelt oleksid mõned pressiesindajad tunnistanud. Võib-olla oleks räägitud kahjudest. Tunnistajad oleksid rääkinud sellest, kuidas laimukampaania talle kahju tegi, aga see oleks ilmselt paari nädalaga läbi saanud, kui sa minut küsid. Kindlasti palju vähem, kui Lively algselt arvas, sest ausalt öeldes ma ei usu, et kohtunik oleks seda lubanud. Ja mis puudutab mõju Ryan Reynoldsile või Taylor Swiftile või teistele näitlejatele, kõigile neile kõrvaltegelastele selles loos, siis mida sa arvad, milline mõju sellel arengul neile on? Jah, ma arvan, et Taylor Swift on ilmselt teine kõige õnnelikum inimene, et see asi ära kaob. Viimane asi, mida ta oma brändile tahab, on sellesse kaasa tõmbamine. Tundus, et Lively üritas seda ära kasutada. Ma mõtlen, Lively on kuulus, aga Taylor Swift on ilmselgelt hoopis teisel tasemel, et Baldonile survet avaldada. Ja ma ei usu, et keegi tahab kohtuasjaga tegeleda, eriti kuulsused. See on viimane asi, millega nad tahavad tegeleda. Nii et ma arvan, et Taylor Swift on õnnelik ja kergendust tundev. Tead, ta suutis vältida
kohtueelsete ütluste andmist. Ja ma arvan, et see, et ta ei pea kohtus tunnistama, on tema jaoks suur võit. Tead, Ryan Reynolds, ma arvan, sai natuke mustaks tehtud. Ta oli nendes sõnumites sees, mõned neist olid üsna solvavad. On ilmselge, et inimesed räägivad oma lähedaste sõpradega teatud viisil ja kindlasti oma abikaasadega, nii nagu nad ei räägiks avalikkusega. Aga ma ei usu, et nad tingimata tahtsid, et kogu see must pesu avalikuks tuleks. Ja see oli minu arvates viisil, mis ei olnud ei Reynoldsile ega Livelil meelitav. Olgu selge, kui keegi seda kuulab ja mõtleb nende juhtumite peale, et nõuded jäeti rahuldamata, siis see ei olnud sisulistel põhjustel. Näiteks, me ei tea tegelikult, mis seal võtteplatsil juhtus, eks, või mis pärast juhtus, eks. Need nõuded, need juhtumid jäeti rahuldamata väga konkreetsetel menetluslikel õiguslikel alustel, eks. Ja mitte tingimata tõe või ebatõe või nende süüdistuste usaldusväärsuse tõttu. See on täiesti õige, Jesse. Nii et kui inimesed ütlevad, et Lively ahistati või ei kiusatud, siis me ei jõudnud kunagi asja sisuni, sisuliste küsimusteni. See on puhtalt menetluslik küsimus. Ja ma võin sulle öelda, ma mõtlen, aga see on menetluslik küsimus igas töövaidluses. Alles paar kuud tagasi läksime mina ja minu advokaadibüroo kohtusse Kanye Westi vastu. Ja tegelikult oli ainus küsimus see, kas meie klient oli Kanye Westi töötaja või oli ta iseseisev töövõtja. See oligi kogu põhjus, miks me kohtusse läksime. Vandekohus otsustas meie kasuks ja leidis, et Kanye West, nüüd tõesti palkas meie kliendi ning määras ka kahjutasu. Aga kui ta poleks olnud töötaja, oli selle otsuse vormil 50 küsimust, Jesse. Esimene küsimus oli, kas meie klient Tony Saxon oli töötaja. Kui vandekohus oleks vastanud ei, oleks neil kästud kõik ülejäänud küsimused vahele jätta, allkirjastada ja kuupäev panna, sest meie kliendil poleks olnud mingeid õigusi, kui ta oleks olnud sõltumatu töövõtja. See on väga huvitav. Hästi. Vaata, see on ühe päris pika loo lõpp. Ma usun muide endiselt ja paranda mind, kui ma eksin, et üks juhtum on veel alles. Ma arvan, et New York Timesi hagi on võib-olla ikka veel aktiivne. Ma ei tea, kas sa oled midagi muud näinud, aga ma ei tea, kuhu see asi liigub või kuidas see laheneb. Aga see oli tegelikult peamiselt Baldoni ja Lively vaheline asi, mida me kuulasime ja millele me tõesti keskendusime. Nii et vaatame, mis edasi saab, hoiame sellel silma peal. Ma saadan sulle veel ühe rahasumma, et sa alati külalisena Sidebaaris esineksid. Aga aitäh sulle, hindan seda alati niima. Aitäh, Jesse, mulle meeldib alati siin olla. See ongi kõik, mis meil praegu Sidebaari saates teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meie saadet YouTube'is, Apple Podcastis, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis Instagramis minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord.